tere tulemast meie viimasele inspiraatorite laivile laivile, see kõlas väga vanaeestlaslikult. Nii, täna me oleme siin kahekesi. Me oleme kahekesi koos Arminiga, sest et me oleme kahekesi tegelikult seda inspiraatorite kogukonda ühel või teisel viisil vedanud. Ja tänane viimane live on tegelikult selline mõnus ülevaade kõigele sellest, mis see 4,5 aastat on endaga kaasa toonud, kus see kõik alguse sai ja kuhu ta on omadega jõudnud. Nii siis just minu teekonnast ja ka Armini teekonnast rääkides. Nii et täna on see koht, kus sa saad kaasa mõelda, kaasa rääkida, kuidas sinule see periood on mõjunud, kui sa oled üks meist inspiraatoritest, kes sa oled olnud meie kogukonnas, kes sa oled sattunud kogemata ühele minu kursusele või Armini kursusele ja mida see on sinu elus kaasa toonud. Et see on see koht, kus ma tegelikult tunnen, et see on nagu justkui otsade kokkusidumine, see on energia lahti laskmine ja enda kohale toomine praegu sellesse hetke, kus see kõik tuleb ära teha. Oh jah. Sorry, ma olin algus siin selle jagamisega, panin oma seinale ka selle jagama, et siis ei olnud kohe siin täitsa olemas. Ja see on, ma arvan, et ei hakkagi üldse aega siin pikalt raiskama, et lähme kohe asja kallale, et inimesed ka täna aeg on nii kallis vara, aeg võib-olla ongi inimestele kõige kallim vara, sest et seda me nii-öelda tagasi ei saa, raha vahet ei ole, kui palju me seda kaotame, suhted, asjad, kõik. Seda kõike on võimalik tagasi luua, aga aega me ei saa kunagi tagasi. See on nagu äge asi. Ja see 4,5 aastat teekonda on olnud selline päris võimas, minul ei ole ta nii pikk olnud, minul sai siis 3 aastat täis juunis seda teekonda, et jõudsin ka sinu tegemisteni, siis sinu, võib öelda kõige edukam väljakutse on ju edu on vältimatu, sest kokku sa tegid seda vist 4 või 5 korda, mitu korda seda kokku tegid? Oppi, nüüd 5, ma arvan, 5 tuli ikkagi ära. Ja, et see oli see, kus, kui on okei, kui ma jagan natuke enda seda kogemust, et kuidas ma siia jõudsin, siis vaatame ka sinu seda teekonda, et kuidas sa üldse sellesse punkti nagu jõudsid. Et 2022, siis see oli minust jaanipäeva järgne aeg, kuskil seal juuni lõpus, kus ma selle väljakutse otsa sattusin. Ma ei teadnud sinust nagu enne mitte kui midagi, ma polnud ühtegi postitust ega mitte midagi näinud. Ja siis Facebook, hea reklaam on ju, viskas mulle seinale, vaatasin, okei, põnev, liitusin, tegin selle 5-päevase väljakutse läbi, juba selle väljakutse jooksul ma nägin seda, kuidas sa nagu teed, kuidas sa suhtled, see on veider välja nagu õpetad, pigem on see, kuidas sa jagad oma kogemusi, ütleme nii siis, et kuidas sa jagad ja kui siiras ja ehe sa selle juures oled. Et kuna see on olnud ka minu üheks selliseks, ma ütlen, nagu väärtuseks, mille järgi elada, siis kui ma näen teisi inimesi ka elamas selle väärtuse järgi, see on nii äge. Ja kui ma sain teada ka veel, siis kui noor said siis 22 vist äkki või? Siis ma äkki olin juba 23. Sest et jah, ma alustasin 22-aastaseks ja siis ma vist olin juba 23, jah. Et nagu nii noor ja nii palju kogemusi juba, see oli minu jaoks nagu vau. Ja kuna minul ei ole see, et issand nii noor, mis tal mul õpetada on, ma olen alati avatud, kui ma näen, inimesed tekib kontakt ja see lend, mis minul seal peale seda algust sai, ehk siis kui me see väljakutse läbi, ma võtsin kohe need, mida ma teada sain, liitusin kohe mentorlusega, panin kohe rakendusse, juuli lõpus oli minu esimene väljakutse vist juba. Eks kuu aega peale sinu väljakutse tegemist ma juba rakendasin kõike seda. Ja ma olen kasutanud oma coaching ust neid meetodeid, mida sa oled õpetanud, inimestele edasi jaganud, sest see on nii võimas. Ja ma näen, et see on seesama kohtumine sinuga andis minu sellele, kuhu ma tänaseks jõudnud olen, oli nagu selle kiirenduse ja võimenduse ja võib öelda, et see on alus sellele, kus ma täna olen nagu just koolitajana ja kuidas ma mingeid asju teen. Inimesena, see on oma rada, aga just see koolitajana
kus ma olen, et see on sealt kõik algus on, see on nii äge. aga lähme siit sinu võib-olla nagu teekonna juurde, et mis sind üldse tõmbas sellele koolitusmaastikule, et hakata koolitama koolitajaid? Mm. See, mis mind tõmbas tegelikult, ega ma ei tulnud plaaniga hakata koolitama koolitajaid. See, kui ma oma esimesed koolitused teinud, siis koolitajad ei tulnud mulle isegi pähe. et see võiks olla mingisugune sihtrühm, keda ma võiksin toetada, sest et noh, see ei ole nagu, see ei olnud naljaasi, see hirm, et endal see, et kes olen mina ja kes mingit 22-aastast, isegi mitte ülikooli lõpetanud inimest tahab kuulata. Aga ma ju tegelikult alustasin üldse sellest, et see põhi, mis ma ütleks, et võib-olla ei olegi nii koolitajate spetsiifiline, aga see kõik, mis sellest alguse sai, oli see, et ma tahtsin aidata sellega, mida ma teadsin, sest et üks asi, mis ma olin järjest rohkem seda nagu tunda saanud nii oma koolis, kus ma tegelikult aitasin oma kaasõpilasi, üliõpilasi aru saada erinevatest ainetest ja kontseptsioonidest ja see, kuidas ma nagu suutsin kirjutada, juba sealt ma sain tegelikult tagasisidet, et see, kuidas ma asju selgitan, see teeb kuidagi nii lihtsaks. See teeb rasked asjad ülilihtsaks ja arusaadavaks. Ja noh, ilmselgelt ma ei tahtnud hakata mikroökonoomikat õpetama. kuigi see oli see, millega ma seal toetasin. Aga ma sain aru, et see ei olnud nagu ainult sellele ühele asjale. Et need erinevates elukohtades, kui ma rääkisin oma taipamistest ja mõtetest ja sellistest just nagu, ütleme siis, analüüsidest, milliseid taipamisi, mis on olukord ja kuidas ma nagu analüüsin seda olukorda ja kuidas ma nagu võtan sealt selle õppetunni välja. Ja kui ma seda nagu järjest rohkem tegin, siis ma sain seda tagasisidet, et nagu see on väga hea, kuidas sa seda teed. Aga noh, ega see ei teinud mulle selgemaks, ma teadsin, et ma tahan seda teha suuremas mastaabis, ma tahan päriselt nagu aidata sellega, et kuna mul on see anne nende taipamistega lagedale tulla ja seda sõnastada niimoodi, et see jõuab päriselt kohale, et ma tahaks aidata teistel inimestel läbi nende taipamiste siis omakorda saada taipamisi ja et nemad saaksid siis edasi levitada, sest et olgem ausad, ega elu ongi lihtsalt taipamiste teekond, nagu me lihtsalt nagu läheme erinevatest kogemustest läbi ja siis me jälle tuleb mingisugune taipamine. Ja kui me saame nagu neid taipamisi läbi teiste lugude ja teiste kogemuste, siis me saame selle teekonna nii palju kiiremini läbi teha, mis meil on vaja, et jõuda sellesse rahusse, sellesse õnnetundesse. Ja see oli tegelikult see, kus see alguse sai. Mul oli lihtsalt tahe, nagu ma olen varem ka kirjeldanud, luua laine, et ma nagu panen selle laine liikuma, aga see järgmine loob suurema, nagu iga laine omakorda, mida ma puudutan, hakkab oma lainet looma. Et see on selline lihtsalt lõputu inspiratsioon, mis hakkab levima ja see oligi tegelikult see, mis oli minu see tuum. See, et ma jõudsin lõpuks koolitajate juurde, oli täiesti kogemata. Okay, väga äge. Kristiina kirjutab siin kommentaari ka, et tänu sellele, et Armin Sigriti avastas, on ka minu elu täna just selles kohas, kus ma täna olen. Ja ma tahaks minna sellesse punkti täiesti tagasi, et kui suur mõju, sest me oleme sellest rääkinud kogukonnas siseselt, aga praegu me oleme ka kogukonnas väljas, et inimesed näevad ka, kes ei ole võib-olla inspiraatorid kogukonnas üldse. See sinu alguslugu, see ise on juba nii inspireeriv ja just seesama, kuidas üks otsus võib hakata just nende samade lainetena mõjutama järjest edasi. Aga enne kui me sinna lähme, mul on üks huvitav küsimus. Sa ütlesid, et ma soovin nagu aidata. Kui me tahame midagi aidata või kedagi aidata, siis see tuleb sellest, et me näeme mingit probleemi kuskil. Mis oli sinu jaoks see, mida sa nägid, mida sa soovisid muuta või kus sa soovisid nagu edasi arendada või viia midagi, et kus sa nägid, et inimesed on kinni, et mis oli see koht, kus sa oskad välja tuua? Hea küsimus, on ju? See on hea küsimus, aga noh, tegelikult see oli natukene võib-olla kõiges, isegi praegu kõiges, mida ma teen, on see, et ma vaatan kõigepealt, mida mina tunnen, kuidas mina reageerin inimesena maailmale ja enda ümbritsevale. Ja see oligi võib-olla sellest, et ma usun, et kõik, kes on praegu tuvastavad ennast inspiraatorina
on olnud selles kohas, kus sa tunned, et sa oled läbi käinud mingisuguse teekonna, sa oled saanud teatud taipamisi ja sa tahad aidata inimestel, kes on nüüd samm sinust tagapool, kes on nagu samas selles raskuses, aga nad ei ole sellest veel läbi tulnud. Ja mis see konkreetne raskus oli, et ega see konkreetne raskus pigem oligi nagu lihtsalt, ma nägin väga palju erinevaid asju, milles ma oleks saanud toetada ja teemasid, mida ma oleks saanud tegelikult ette võtta. Ja jällegi ma ütlen, et see oli kogemata, et ma sattusin turunduse ja müügi ja koolitajate otsa, sest et see lihtsalt kuidagi kujunes. Ma alustasin raamatu kirjutamise õpetamisest ja see oli puhtalt sellepärast, et tegelikult see, mis ma tahtsin aidata, ma teadsin ise seda kogemust, olles kirjutanud, proovinud seda raamatut valmis saada 5 aastat. Ma saan aru, kuidas see venib ja pärast, kui meil nagu esimene väljakutse oli, tuli välja, et 5 aastat, see on selline standard. Et kes on kunagi mõelnud raamatu kirjutamise peale, siis esimene raamat on, et 5 aastat vähemalt on ta nagu selles, et ma nagu kirjutan, aga ta kuskile ei jõua. Ja nagu ma sain ka selle kogemuse oma raamatuga, et kuidas päriselt, kui ma saan nagu need tööriistad ja ma saan nagu aru sellest ja ka need mentaalsed plokid, mis sellega kaasas käivad ja kuidas neid lahustada. Et kui mul on need käes, siis see raamat sai valmis paari kuuga, mitte mõne aastaga. Et see oli nagu, ütlengi, et kui me vaatame nagu üldises pildis, mis see nagu lükkav tegur oli, siis oli lihtsalt see, et ma teadsin, et mul on palju kogemusi, mida isegi minu oma elu jooksul ma saan juba jagada. Jah, ma ei arvanud, et mu kogemus on nii väärtuslik inimestele, kes mulle tuli üllatuseks, sest et minu väljakutsel olid inimesed, kes on minust 2-3 korda vanemad. Et see on, aga samas ma tundsin, et seal on nagu midagi, et isegi siis, kui mul ei ole seda kogemust, võib-olla see, mis aitab, on see, et kuidas ma sõnastan seda. Sest et me kõik kogeme ju asju ja vahepeal ongi see, et vanus ei ole nii tähtis, sest et keegi, kes on 20-aastane, võib kogeda midagi, mida keegi kogeb 40-aastaselt või 50-aastaselt. Et see ei ole nagu välistatud, et noore inimese kogemus ei too mingisugust väärtust. Kas see kõik oli enne seda, see soov on ju, et näed, ma olen ise kogenud, ma tahaks nüüd seda kogemust jagada ja läbi selle siis ka teiste inimeste elusid siis toetada. See oli enne seda, kui sa selle suure otsuse tegid, see 18 000. Okei. See oli mul 7 aastat enne seda, kui ma otsuse tegin. Okei, vaata, et see ongi, et sul oli tegelikult see soov oli olemas, on just, ma tahtsingi teada, et see soov, see suur soov nagu olla maailmale panuseks, aidata oma kogemuste põhjal ja sellega siis alustada seda, ütleme, mingisugust lainet. Kristiina kirjutas ka, et laine töötas, näed, et sina toetasid mind ja mina toetasin Kristiinat, aga ma võin ausalt öelda, et läbi minu siin võivad inimesed kommenteerida ka, kes minu seinal näiteks vaatavad, et see, kui palju inimesi mina ka nüüd juba olen aidanud ja ma arvan, me jõuame sinna varsti ka sellesse, et kui palju sina oled üldse inimesi aidanud ja kuidas see on läinud nagu niimoodi lainetusena edasi. Aga lähme sellesse perioodi tagasi, sul oli see soov, sul oli siis oma kogemus olemas ja siis sa jõudsid meetodini, mis aitaks siis inimesteni jõuda, on nii? Jah. Räägi sellest natuke. Kui ma nagu võtaksingi nagu ajaliselt, siis tegelikult ma usun, et see soov aidata on igal inimesel, kes on natukenegi enesearenguga tegelenud. Ja võt sealt sai ka minul see alguse. Niipea, kui ma hakkasin enesearenguga tegelema, siis läks mingisugune see aitaja pirn kohe põlema. Nüüd ma tahan aidata. Et see soov oli seal iseenesest juba nagu aastaid ja aastaid, aga täpselt oligi, et see väljund nagu, et kuidas see nagu, et jah, mul oli see pilt seal ainest, aga no mida ma siis jagan ja mida ma teen ja kuidas ma teen. Ja siis ma sattusin, kas ta vist oligi 2021? Vist peaks olema, kui sa minuga 2022 kokku said. Ma tahaks üks asi korraks. Sa oled paar korda öelnud, et ma sattusin, kogemata juhtus. Oled sa kindel, et need asjad juhtusid kogemata? Ma tean, et asjad juhtuvad põhjusega, aga mida ma tahangi öelda, et see ei olnud nagu, see ei ole planeeritud. Et see ei ole kuidagi planeeritud ja need asjad tulevad ja loomulikult kõik tuleb nii, nagu ta peab tulema. Aga ma sattusin samamoodi nagu paljud, kes on minu juurde jõudnud, ma nägin Facebookis reklaami. Ei, tegelikult aus olla, ma isegi näinud reklaami. Ma olin ühe inimese meililistis, ühe välismaise koolitaja, suure tegija meililistis.
ja ma sain sealt ühe emaili, et tuleb selline väljakutse nagu Movement Maker. Ja siis ehk siis liikumise looja põhimõtteliselt tõlkes ja see tundus mulle nagu sümpaatne, et okei, ma lähen vaatan ehk siis see oli kellegi turunduspartneri meililist, kelle meililistis ma olin ja sattusin siis sealt seda nägema ja panin ennast kirja. Üks mõte lihtsalt, see Ja. liikumise tegija, et siis ei ole seotud siis füüsilise liikumisega, lihtsalt, et Ei. vaatajad-kuulajad, on ju, et see liikumine, just seesama, see lainetus, et mingisugune liikumine maailmas käima panna. Ma mõtlesin, ma panen selle siia, et ei ole seotud füüsilise liikumisega. ja täpselt ja seal tegelikult oligi selles, et kuidas siis algatada seda läbi enda selle isegi ei olnud koolitamisega otseselt seotud, aga seal oli ka kursustele, et kuidas nagu hakata enda teadmisi ja kogemuste abil nagu inimesi aitama ja seda liikumist looma, mis siis toetab edasi veel rohkem inimesi läbi nende inimeste, keda sina oled puudutanud. Ja see läks, täpselt läks kokku, eks ma olen ise ka kuulnud nii paljud inimesed, kes minu väljakutsetel on jõudnud, et see nagu täpselt õigel ajal ja täpselt see sõnastus ja minul oli täpselt samamoodi, ma sattusin ka niimoodi sinna. Ja see oli hästi naljakas oli ennast jälgida sealt kõrvalt, sest et ma tean, mingil määral ma ikkagi tean turundust, et ma olin tegelikult enne seda väljakutset, ma olingi endale võtnud eesmärgiks turundusest paremaks saada, kuna ma olin oma raamatu väljaandmisega aru saanud, et okei, raamat võib hea olla, aga kui sul ei ole turundust seal taga, siis nagu ei jõua see kuskile ja siis ma tegelikult täiesti võtsin endale, ma käisin ühes kirjastuses, pakkusin ennast vabatahtlikult turundajaks ja ma olin siis seal nagu tegelenud turundamisega, nii et mul oli mingisugune baasteadmine juba olemas ja ma teadsin, et selle väljakutse lõpus tuleb pakkumine. Ma teadsin seda, nagu see on see, kuidas asjad käivad. Ja see oli 5-päevane väljakutse ja pluss oli seal siis 2 boonuspäeva ja kuni 5. päevani iga päev, nagu kui see pakkumine, nagu nad mainisid seda, siis oli see, ma nagunii ei osta. Ma nagunii ei osta. Ja hinda sa juba teadsid, jah? Hinda ma juba teadsin ka, ja. Mis see oli? Selles suhtes see minu investeering oli tegelikult 2 osas, eks ju, sest see esimene sellelt väljakutselt oli kuuajane nii-öelda kursus, mis maksis 2000, ehk siis see oli esimene samm. Ja peale seda, siis 6 aega hiljem oli see koht, kus tuli siis see järgmine nagu üritus, et jah, ma jõuan selleni ka, aga ma mäletan nagu ülihästi seda selles 5. päevas, kus ma nägin, et nad tegid jälle seda pakkumist, ma kuulasin ja muideks ma olin see, kes vaatas asju järgi. Ma ei läinud isegi laivi kohal. et samas nagu minu enda kogemus, siis ma teadsin ka, et inimesed nagu see ei tähenda, et inimesed ei saa sellest abi, kui nad ei ole laivis kohal või kui nad ei ole aktiivsed grupis. Võib-olla nad on minusugused tagatausta tegijad seal. Aga sellel 5. päeval üks nagu korraks mul tuli nagu see mõte, et aga ma tean, et ma tahan seda teha. Ma tean, et see on täpselt see, mis aitab mul algatada seda, mida ma tahan teha. Ma ei tea veel, mis see on, aga ma tunnen, et see on täpselt see. Miks ma ütlen endale, aga ma nagunii ei tee? Miks ma korrutan endale põhimõtteliselt nagu mantrat, et ma nagunii ei tee? See oli see nagu ülikainestav mõte. See oli ülikainestav arusaam, et okei, ma praegu olen nagu iseendal nagu täiega ees. Korraks üks mõte siin, et enamasti, mis see tuleb, on see, et on see hirm muutuse ees ja ka see rahaline teema on ju, sa olid siis üliõpilane ja need asjad. Ja ilmselgelt nagu seal oli ülipalju põhjuseid, et ma olen täisajaga üliõpilane, kuidas ma jõuan nagu selle kõrvalt teha veel midagi sellist rahast rääkimatagi. Õnneks mul tollel hetkel, kuna ma olin raamatuid eelmine suvi just müünud, siis mul oli põhimõtteliselt mul oli veel tulemata umbes täpselt nagu selle nagu 2000 eurot. Ja siis ma nagu kiiresti, ma teadsin, et mul tuleb ta. Seal oli see koht, kus ma läksin nagu, et mul kohe tuleb, ma saan nagu selle ära teha, et see esimene 2000 eurot oli ikkagi nagu ma sain selle enda juurest maksta. Ja siis ma tegin selle otsuse, ma läksin sinna ja siis ma panin 6 aega täiega seda väljakutset kokku. Ja siis tuli selle 6 aja lõpus siis üks 3-päevane nagu
Web Summit, eks ju, või noh, selline korralik veebiüritus. Ja sealt siis müüdi seda järgmist etappi, milleks oli päriselt aastane mentorlus sellel teemal. Ja seal jällegi nagu, noh, seal ma nagu, kui ma nägin seda hinda, siis ma olin nagu, upa, ei. mis see oli? See oli põhimõtteliselt kui sa maksid kõik korraga, siis oli 15 000, aga kui sa maksid osamaksetega, siis tuli kokku nagu noh, kõige väiksemad osamaksed, mis olid siis, oligi $1500, siis noh, tuli see 18 000 kokku. 12 kuud. Jah, et noh, see oli nagu täiesti nagu väljaspool igasugust minu finantsilist võimekust ja tolleks hetkeks mul ei olnud isegi sissemakset. Sest ma olin selle ära kasutanud oma eelmise kursuse või selle eelmise etapi ostmiseks. Ja jällegi ma jällegi olin kõik 3 päeva, vaatasin need ära, kõik 3 päeva oli nagu ei. Kuni nagu selle kohani, kus üks naisterahvas, kes seal rääkis sellest oma loost ja sellest, mida see oli loonud. Ja naljakal kombel ta tegelikult rääkis täpselt nendest vastuväidetest ja nendest nagu põhjustest, mis temal tulid sellel hetkel nagu enne, kui tema nagu otsustas liituda. Ja need olid täpselt, noh, ilmselgelt, need olid täpselt kõik need, mis olid minul tollel hetkel. See raha, see aeg ja tema oli see, kes tegelikult tutvustas seda mõtet, mida ma olen ka paljustel kursustel jaganud, et reaalsus on see, et raha ja aeg on tihtipeale suitsukate sellele, et me ei usu iseendasse. Sest kui sa mõtled selle peale, kui sa 100% usuksid iseendasse, kui sa oleksid kindel endas, et okei, ma teen selle ära, ma nagu panen selle käiku endale. See on täpselt nagu võtta see, et kui sa tead 100%, et sulle pakutakse korterit 20 000 euroga ja sulle öeldakse, et garanteeritud on see, et see toob sulle aastaga 2-kordselt, minimaalselt selle raha tagasi. Kui sul oleks garanteeritud 2-kordne kasv, tegelikult sellega ei piirdu, kui me räägime inimesest, minu kogemus näitas, et see kasv ei olnud 2-kordne, see kasv oli rohkem, eks ju. Et kui sul on see garanteeritud, kas sa leiaksid selle raha? Kas sa leiaksid selle aja? Jah, ma teeksin kõik, et 2 tunniga või nagu ongi täpselt, et mul on vaja päevaga. Minul oli 2 tunniga nagu täpselt, ma olingi selles kohas, et mul on vaja 2 tunniga leida see sissemakse. Mul on vaja 2 tunniga leida see sissemakse, mida mul ei ole. Rääkimata veel sellest, mis järgmistel kuudel tuleb, mul pole õrna aimugi, mis see tulema hakkab. Aga sellest nagu see nagu käivitas minus selle protsessi ja aru saama, et okei, et noh, ja sellel hetkel, kui ma tegelikult tegin otsuse, siis mul ei olnud küsimus, kas ma leian selle raha, võt see oli, kust ma leian selle raha. Et see fookus, see oli nii tunded, sest need olid mikrohetked. See oli ühel hetkel oli see, kus ma kuulasin, teisel hetkel ma ütlesin Karelile, et tead, ma ostan selle ära. Tel hetkel nagu noh, ta lihtsalt kõrvalt ütles, et okei. Ega seal ei olnud midagi öelda, siis ma olin väga otsustuskindel sellel hetkel. Aga siis tuli see hetk, kui ma selle kõva häälega välja ütlesin, järgmine hetk oli see, et okei, kust ma saan selle. Ja see oli nagu see koht, kus ma nagu teadsin, et okei, see kõige tõenäolisem koht, kus ma selle saan, on minu isalt. Ja noh, seal on nagu väga suur koorem, sest et tavatingimustes, nagu, või mitte tavatingimustes, isegi nagu pingelistes tingimustes ma ei tahtnud oma isalt küsida rohkem, sest et ta oli mind nagu nii palju toetanud juba kõige sellega, et noh, loomulikult juba nagu nende elamiskulude asjadega, pluss veel kõik see, mida oli minu sisse või noh, mitte investeeritud, aga täpselt nagu antud, kui ma käisin kõikidel nendel koolitustel, reisidel, konverentsidel, mis mind arendasid. Ma lihtsalt tundsin, et ma tundsin süüdi, sest et ma olin rääkinud talle nii palju selle 7 aasta jooksul lugusid, kuidas mul on selline hea idee ja selline hea idee ja küll ma teen seda ja toda ja ma ei teinud mitte midagi. Ja mul oli nagu täielik selline patuse tunne nagu just selle koha pealt, et ma olen nii palju lubanud ja saanud ja ma ei ole suutnud mitte midagi näidata selle eest.
see tegi selle küsimuse nagu üliraskeks, sest et noh, ma ei tahtnud tekitada endale seda kohta, aga ma teadsin, et okei, mul on nüüd vaja see teha ja see telefonikõne oli väga emotsionaalne ja ilmselgelt oli ta pahane, sest et nagu see oli põhimõtteliselt, sa võtad endale sa ostad endale auto ilma autot ja sul on nagu noh, hästi lühikene makseperiood, põhimõtteliselt 12 kuud, eks ju, sa pead $1500 maksma iga kuud. Kõige rumalam otsus üldse tütrelt, kes peaks olema väga rahatark, kõige selle hariduse juures, mis talle antud on selles. aga ma mäletan, et tollel hetkel oli ka täpselt see koht, et ma mäletasin seda, mida isa on alati ka öelnud, et vahepeal on see, et vahepeal nagu ei ole loogilist mõtet, vahepeal on see, et sa lihtsalt pead need ämbrid läbi kolistama. Sest et need on sinu jaoks vajalikud ämbrid ja ma mäletan, et ta kunagi mainis seda. Ja ma päriselt tundsin ka, et nagu ma nii kogu hinges tunnen, et see on minu jaoks vajalik kogemus. Ja kui see lähebki luhta, siis see on minu ämber, mis ma pean läbi kolistama. Ja see oli see, mis ma talle ka ütlesin, et ma võtan vastutuse nii selle eest, kui sellega ei lähe hästi. Aga ma olen 100% selle sees ja ma tean, mida ma teen. Ja ega selles kõnes oli niimoodi, et see kõne läks kinni, ega ma ei teadnud. Ta ei öelnud sulle vastust ka, mis ta teeb, jah? Ei öelnud, aga tund aega hiljem oli mul rahakontor. Mis tunne sel hetkel oli? Ma ei mäleta, ma olin nii lihtsalt, see läks nagu nii üle voolavaks, see lihtsalt see emotsioon, et ma värisesin, kui ma seda kõnet tegin, ma olin nagu selles suhtes emotsioonidest nagu nii üles köetud. Ja ma ei teadnud, ma olin nagu täpselt see, et ma olen teinud selle, mis ma teha saan. Natukene, ma ei mäletagi täpselt, mis see tund aega mul välja nägi, aga ma tean, et sel hetkel, kui see tuli, siis ma sain selle ära teha ja ma tundsin, et see on õige otsus. Ma ei tundnud absoluutselt kahetsust või seda pärast selle esimese makse ära tegemist, et nagu, mis ma nüüd teinud olen, ma tundsin, et okei. Nüüd tuleb see nagu välja mõelda. Kas sul oli korrakski, kui see raha tuli kontole ja enne kui selle makse nagu paned need andmed sinna sisse, sest minul on vahest see, et näiteks kui ma nüüd see suvi võtsin selle Spellbreaki väljaõppe, mis minu jaoks oli ka sihuke korralik, ma ühisrahastusega kogusin raha kokku ja siis see hetk nagu, kui sa selle makset teed, et nagu nii suurt summat korraga kuskile kanda, ma polnud kunagi teinud sellist asja. Nii. Kas sul oli ka või oli sul raha tuli, tehing läks ja mitte mingit kahtlust, mitte midagi nagu? Ja kuidas sul see läks? Ma ei mäleta, et mul oleks seal kahtlust olnud. Ma nagu 100%, nagu ma ütlesin, ma ei mäleta täpselt, mis seal juhtus, aga ma ei mäleta, et mul oleks olnud see kahtluse hetk, sest et see nagu otsus oli nagu sisemiselt nii ära tehtud. Et see lihtsalt tundus igat pidi õige, isegi kui see oli nagu raske. Et selles suhtes ma pean ütlema, et ma olin natukene, see raamatumüük on päris hea viis, kuidas tuimestada oma arusaama rahaliste numbrite koha pealt. Sest et see raamatumüügis on konkreetselt see, et sa müüd päeva jooksul. Ma olen päevas müünud 1500 eurose nagu raames raamatuid. Nagu see on ühe päeva müüki, seal on see, või tegelikult see oli isegi rohkem. Sest et minu enda see commission või see minu palk sellest oli juba üle 700 euro päevas. Aga need olid head päevad, need olid ülihead päevad, nagu kui see juhtus. Aga sul on suve lõpuks põhimõtteliselt see, minu suvi ikkagi oli see, et ma teenisin seal ikka mitu tuhat eurot. Esimene suvi oli isegi 10 000 euro lähedale. Et see natukene tuimestas see USA USA elamine ja see tuimestas seda, et see on suur number. Nii et sellel hetkel tegelikult see, ja okei, see kogusumma oli suur number, aga see 1500 igakuiselt tegelikult Eesti mõistes absurdne, aga kuna ma olin USA-st mõjutatud tollel hetkel,
siis see ei pannud mind nagu täiesti nagu lukku. See on hea selgitus, minul oligi just see, et see Mhm. suur summa, et äkki läheb nagu valesse kohta, äkki ei lähe kohale see raha, mis iganes on, sest see on nagu suur summa on ju, mis iganes, siuksed nagu hirmud tulevad üles. Aga Kristiina siin juba tükk aega tagasi kommenteeris ka siis, kui sa oma kogemustest rääkisid, et see vanus ja kogemused, et raamatute müük annab ka väga suure elukogemuse, mille mõni saab alles 50-60 aastaselt. Et sa just nagu praegu tõid ka, et sa vaatad raha hoopis teise pilguga peale seda ja inimestega suhtlemine. See, kui sa jagasid seda momenti, kuidas sa isaga nagu enne, kui sa isale helistasid, et see süütunne, mis tuli üles, et ta on minusse nii palju investeerinud juba nagu raha eraldanud ja ma ei ole näidanud ühtegi tulemust ja nüüd küsida uuesti. mul hakkas ka keha kohe protsess, mul praegu ka mingisugune pinge kõhus ja vahepeal siin krooksusin. Ja nüüd see otsus on ju, sa tegid selle otsuse ära, ma lihtsalt korraks jagan seda mõtet siia kõigile, kes seisavad samuti mingisuguse suure otsusega oma elus silmitsi. Kui Sigrid ei oleks seda otsust teinud, nüüd siis 5 aastat tagasi kuskil, 4,5, jah, peaaegu 5. siis oleks seesama lainetus, kõik, mis on sellest ühest otsusest alguse saanud, olemata jäänud. Oleks lihtsalt üks väike kivi kukkunud vette, pops, korraks virvendanud ja kõik. Ja ma tahaks nüüd siin just, et kes iganes kuulavad ja vaatavad, kui sind on kuidagimoodi aidanud Sigriti tegemised, jagamised, siis pane lihtsalt kommentaari mina või mina olen saanud ja võid panna oma tänusõnad ka. Et see on see koht, kus sa saad kinkida tagasi sellesama otsuse eest, mis Sigrid tegi 4,5–5 aastat tagasi, ütleme siis jah, kuskil sealkandis. Sest et kui see otsus oleks jäänud hirmu taha kinni, ei oleks seda liikumist siit tulnud, mis on siin Eesti maastikul ja nüüd läheb ju see siit väljapoole, sest et see, noh, me jõuame lõpuks sinna ka, et see ei piirdu enam Eestiga, mida sa teed, vaid see liigub siit juba väljapoole ja see on ka saanud ju algus sellest kõigest, mida sa oled siin loonud. sa oled ennast nähtavaks teinud ja see on avanud sulle täiesti uued uksed. Et me jõuame sinna ja siit, nii Kaido juba kirjutab aitäh, et kõik, kes kuulavad, kui sa oled natukenegi saanud, anna märku endast. Et ja kui sa vaatad järgi ka, samamoodi kirjuta lihtsalt. See on vähim, mis sa saad teha, et anda siia tagasi natukene. Ja see, mis kõik on loonud, seesama otsus ja see isa ka, ma olen isale ka öelnud aitäh, nagu Sigridile ütlesin. Kui sa ei oleks Sigridile seda raha laenanud, ei oleks inimesed selles kohas, et kas sa tead ka, mida sa selle raha ka tegid, mis sa Sigridile andsid, et isa, ma ei tea, kõik, mis on tulnud siit, on ju see. Aga korraks võta oma elu ka ja mõtle otsuste peale, mis sa oled jätnud siiamaani tegemata näiteks, või kui sa seisad silmitsi mingi otsusega. See otsus ei puuduta ainult sind. Et mõtle otsust tehes endast kaugemale. Sest et see otsus, mis sa teed, kui sa teed enda jaoks mingi otsuse, siis see ei jää kunagi ainult sinule. See ongi see inspiraator, see on see lainetus. Sest siit läheb midagi käima, ehk siis mõtle suuremalt kui ainult enda elu. Kui palju sa seda tegelikult mõjutad läbi selle, kui sa otsustad midagi suurt teha. Ma tahtsin seda siia jagada lihtsalt. Ja ma toon siia tegelikult juurde, et seesama, nagu sa tegelikult väga hästi välja tõid, et see on suurem kui sina. See oli see, mis mind algust tegelikult väga palju toetas ja nagu põhimõtteliselt edasi viis. Sest kui ma oleks jäänud sinna enda põhiseks, et mina, siis minu ebakindlused, minu kahtlused, need oleks mind väga kiiresti ära söönud. Aga kui ma nagu, eks sealt samast nagu väljakutsest, kus ma tulin ka, see oli ka üks sõnum, mis seal on, et see on suurem kui sina, nagu kui sa tunned, et sa saad päriselt jagada, sa oled näinud, et see nagu ka mõjutab inimesi, et teha seda suuremat, et päriselt tuua välja, astuda välja, jagada natukene valjemalt natukene rohkematele inimestele ja nagu sellest nagu see arusaamine, et see on suurem kui mina, see on suurem kui mina, iga kord, kui ma tundsin, et mul nagu närvid lihtsalt nagu lähevad läbi sellest hirmust, sellest pingest, et kes olen mina, siis see, mis aitas mul nendes väljakutsetes, need esimesed laivid teha, see on suurem kui mina, see on suurem kui mina.
see on suurem kui mina. Ehk siis nagu esiteks vahepeal on nagu see, et on hea näha ennast kui selle väikse mutrina, sellest nagu tohutu suurest masinast. Ja samas aru saada, et see väike mutter, see, kui sa liigutad, see mõjutab nagu seda kogu masinat ka. Kui sa ei liigu, siis sa võib-olla ei näe, sa ei saagi teada, kui palju sa saad mõjutada seda. Aga kui sa päriselt hakkab liikuma, kui sa päriselt hakkad liikuma, sa teed selle otsuse jagada, see mõju on, ma garanteerin seda, see mõju on kordades suurem kui see, kui sa oskad üldse ette kujutada. Ja kui sa praegu vaatad tagasi, on ju, kus sa täna nüüd oled, et kas sa oskasid seda ette kujutada, et see asi niimoodi läheb ja Päris aus olles, ma tunnen, et ma olen ringiga tagasi tulnud, et ma praegu ka ei suuda ette kujutada. Et mingil hetkel tekkis nagu see koht, kus mul hakkas kohale jõudma, et oota, Sigrid, nagu mida sa teinud oled? Ja see, kuidas hakkas inimestelt tulema seda tagasisidet ja need edulood, mis hakkasid tekkima, kuidas teistel läksid oma koolitused hästi, kuidas nendel, eks ju, tuli hästi palju inimesi ja keda nad said toetada. Kõik need lood, nad hakkasid nagu kuidagi nagu päriselt selgeks tegema, okei. Aga nüüd ma olen jõudnud kuidagi jälle nagu sellesse, et olles nagu justkui lahti lasknud sellest, siis tundub, et see oli nagu kuidagi täiesti imelik mull ja ma päris ausalt öeldes, ma praegu nagu hakkan kaotama seda taju, et mida see siis nagu, kui suur see mõju päriselt oli. Muutun tuimaks selle suhtes. Et see, see on olnud selline huvitav teekond nagu ka jälgida seda iseenda arusaama sellest, sest ega, olgem ausad, see arusaam, kui suur see asi oli, ega see tekkis natukene ego kasvuga. Ja siis, kui see ego hakkas natukene ette sinna saama, siis et kui see justkui nagu see tunned, et ma olen teinud suure asja, siis hakkab tunduma, et mina olen nagu ülisuur tähtis osa sellest. Ehk siis hakkas ära kaduma see algse nii-öelda see humbleness, või see, eesti keeles mulle ei meeldi see sõna alandlikkus, aga humbleness kuidagi kõlab inglise keeles palju paremini, annab edasi seda, et sa tead, et sa oled nagu väike osa sellest suurest pildist, aga mingil hetkel hakkas see ego natukene nagu ennast tähtsustama üle ja seda oli kohe näha. Seda oli kohe näha selles, kuidas ma välja astusin, kuidas inimesed tajusid seda, kuidas ma välja astusin. Ma sain koheselt selle tagasiside, et okei, see ei ole jätkusuutlik. Et tuleb tagasi minna juurte juurde nagu selleni, et aru saada, et ma olen siin, ma teenin suuremat eesmärki, ma teenin endast midagi palju suuremat ja see nagu lahustas need kahtlused või vähemalt tuimestas need kahtlused piisavalt palju, et ma sain neist üle astuda, vaatamata sellele, et nad ei kadunud ära. Ma lihtsalt sain millegi suurema, mille nimel tegeleda. Ja see oli suurem ja valusam oli mitte seda teha, kui nagu jääda nende kahtluste küüsi. Merle Vaha saadab ka virtuaalselt kallid, ta kirjutas siia pikema kommentaari, hakka seda ette lugema. Kristiina jagas ka mina! Et kes siin veel, tegelikult ma vaatan, meil on 12 vaatajat, on ju, ülejäänud on siuksed salavaatajad, kuskil kuulavad. Lähme natuke sellesse punkti tagasi ja see kogukonna algus, et see inspiraatorid kogukonna algus. Kõigepealt see, et millest sai just see kogukond ise alguse, mis oli seal see nagu visioon, et miks sa valisid sellise sõna nagu inspiraator? See tegelikult, see kolmas väljakutse, mis ma siis tegin, mis oligi siis esimene katsetus, mis ma proovisin, et okei, kas ma aitan siis teistel võib-olla inimestel, kes tahavad ka jagada oma kogemusi, ideid siis näiteks koolituste või kursuste formaadis, et ma aitan siis neid sellega, et ma tutvustan neile seda väljakutsete meetodit. Ja selles väljakutses oli see, kus tegelikult kõik alguse sai. See inimeste grupp, kes kokku tuli, need olid nii suurte südametega inimesed, sest et see on erakordne, milline energia sellest välja tuleb, kui inimesed, kes me kõik tahame aidata, me tahame toetada, sul on see soe energia. Ja väljakutse ise oli ka tegelikult üles ehitatud sellisel viisil, et see toetaks kõiki osalejaid ja paneks neid jagama ja see oli see, mis tegelikult tekitas selle tunde, et tegelikult see on nagu üliäge, see inimeste grupp on see, kellega ma tahan edasi minna. See oli kõigepealt esimene taipamine, et need on minu inimesed. Aga teine pool
mida lähemale me jõudsime väljakutse lõpule, siis ma tegelikult lihtsalt viskasin välja selle mõtte, et noh, kuna inimesed küsisid ka, et mis selle grupiga saab nagu pärast selle väljakutse lõppu, eks ju, et see lõpeb ära ja siis ma viskasin välja mõtte, aga mis oleks siis, kui me jätkaksime nagu eraldi kogukonnas. Ja kuna üks meie nii-öelda selle väljakutse teema, millest ma ka rääkisin, et kuna ma rääkisin ka sellest liikumise loomisest, üks väga tähtis osa on see, et inimesed, kes on ühises liikumises, neil on ühine identiteet. Ehk siis nad tunnevad, et nad on kõik osa sellest. Ja ma tegelikult jällegi olin laivis ja küsisin, et kes me oleme? Kuidas me kutsume ennast? Ja inimesed hakkasid lihtsalt kirjutama erinevaid mõtteid ja mulle jäi kohe silma, et Epp, kes oli üks meie esimestest ka inspiraatorid, ka mentorluse liikmetest, ta tuli välja siis selle sõnaga inspiraatorid. Ja mul on nagu jäi see kohe silma ja ma küsisin, et kas me oleme nagu, et kuidas teile tundub, kuidas teile kõlab? Kas me oleme inspiraatorid ja sealt nagu tekkis see nagu see täielik see ühine otsus olla inspiraatorid, et sellepärast ma ka ütlen, et inspiraatorid ei ole minu oma. See ei ole absoluutselt minu oma, see on ühiselt loodud identiteet, mida saab kanda igaüks, kes tunneb, et see jõustab teda. See on identiteet, mille eesmärk on aidata sul olla selles enesekindluses, edasi liikuda vaatamata igasugustele takistustele. Et see on midagi, mis jõustaks sind inimesena. Mitte midagi, mis nagu võtab. Meil on palju identiteete, mis tõmbavad meid maha. Meil on väga palju neid, mis ütlevad meile, et ei, ma ei ole see ja ma ei ole see. See on ka identiteet, kui sa ütled, et ma ei ole see ja see ja see ja see ja see. Aga kui ma olen inspiraator, see annab nagu, see lihtsalt kandis. Ja sealt tekkis nagu see, et aga kuigi me nagu ei jätkanud selle väljakutse grupiga, ma lõin eraldi grupi, ma panin sellele inspiraatorid nimeks ja suunasin inimesed edasi sinna. Ja sealt sai see alguse ja siis mõtlesin, et okei, et võiks midagi nagu teha ka siis seal ja siis oligi see koht, et okei, et hakkame siis kord nädalas tegema laive, nagu väärtuslikke, päriselt kasulikke laive, sest et mul oli ka see, et ma ei taha teha lihtsalt, et jutustame seal ja pigem ma tahan, et see oleks praktiline, sest et tollel hetkel, mis ma tundsin tegelikult, mida ma tundsin, et oli puudu, oli inimestele selgelt lihtsalt praktiliste sammude edasiandmine. Väga paljud kursused ja koolitused keskendusid sellele mentaalsele ja sellele poolele. Ja inimesed olid, no ma olin ise ka nii-öelda justkui olnud selle ohver. Loomulikult ma armastasin enesearengut ja igasuguseid koolitusi ja kursused, aga ma nägin, et see ei toiminud. Ja vahepeal ongi nagu see, et need esimesed sammud ei juhtunud pärast seda. Sa olid seal kohal ja siis jee! Punkt. Ja ma tahtsin teha midagi teistmoodi. Ma tahtsin päriselt anda nagu selged sammud, sest et kui sa tead selgelt neid järgmisi samme, sul on palju lihtsam teha see järgmine otsus, et okei, ma selle suudan ära teha. Ja ma tahtsin luua midagi, mis aitaks inimestel jõuda sellesse kohta, et okei, selle ma saan ära teha, ma lähen teen ära. Nende mikrosammudega edasi liikumine, mis päriselt toob sulle lõpuks ka tulemuse selle kõrval, mida sa kõik oled mentaalselt enda kohalt nagu õppinud ja arendanud ja lahti lasknud. Et see oli see, mis ma hakkasin kohe nägema ja millele ma tegelikult siis väga kiiresti hakkasin ka turul eristuma. Kui sa seda kõike jagad praegu, sest ma pole nii sügavalt seda jagamist, ütleme nii detailideni seda jagamist, sinupoolset jagamist kunagi kuulnud. Ma olen kuulnud seda, sellest ma tahtsingi kõigepealt selle isa ja selle investeeringu siia tuua, et seda pole nii detailselt kuulnud ja nüüd see ka, et kuidas see inspiraatorite grupp üldse alguse sai. Ja see, mis sa praegu jagasid just, et seda infot on täna maailmas nii palju. Nüüd on see rakendamine ongi see, sest et kui küsida ükskõik kelle käest, kes on natukene, ütleme, tervisega hädas, ülekaaluline kasvõi, ütleme selliselt, mis sa pead tegema? Ta teab, mis ta peab tegema, aga ta ei tee seda. Ja see on see, kus ma samamoodi, nüüd ma tajun veel rohkem, miks see kontakt on olnud nii hea, pole nagu varem niimoodi nagu näppu peale saanud, ongi see, et mina keskendun ka just sellele, kuidas läbi väikeste mikrosammude jõuda nagu päriselt tegevusse, et tulemust loodud saada, et mitte ei ole ainult infot on nii palju, motivatsioonikõnelejad on meil nagu siiamaani, aga kuidas sa päriselt rakendad? See on see nagu võti.
see on nii äge, et praegu, kui sa seda jagasid, mul oli ka, no see ongi ju see. ja mina kasutan seda mängulisust, et sa oled ka oma väljakutsetele seda mängulisuse elemente järjest sisse integreerinud ja see on nii äge nagu vaadata. sest see mängulisus, see dopamiini ärakasutamine meie kasuks, see on võib-olla parim leiutis üldse, mis olla saab. seda kasutatakse siia praegu meie kahjuks enamasti nüüd toiduainetööstus, mängutööstus, sotsiaalmeedia, kõik on ju dopamiini põhjal üles ehitatud. aga see on nagu meie vastu, aga mis siis, kui me saame selle meie kasuks keerata, see on nagu nii äge. aga lähme selle inspiraatori sõna juurde. mis tähendus oli sellel inspiraatori sõnal sinu jaoks siis, sest et see tuli ka definitsioon sealt, sest mina esimest korda seda definitsiooni nägin, see oli nagu, see olen täpselt mina, ehk siis see definitsioon on midagi sellist, inspiraator on see, kes ise oma väljakutseid ületades nagu ütleme, iseendaga tegeledes ja raskustest läbi minnes inspireerib teisi. minul oli see, see olengi mina, sest mulle meeldis teha avalikke väljakutseid, et ma võtsingi endale mingi asja ette, ma nüüd teen ja ma tegin seda avalikult ja läbi selle ma inspireerisingi teisi. et kui ma nägin seda definitsiooni, minu jaoks oli vau, see olen mina, nagu sa ütlesid, see identiteet on ju, et ma tunnen kohe ennast ära. aga Kristi, et mis oli see tähendus sinu jaoks siis ja kuidas sa näed täna seda inspiraatorit kui tegelast? tunnen, et tegelikult ei ole väga palju muutunud selles suhtes, et eks seal võib-olla iga inimese jaoks on seal midagi, mis tuleb võib-olla juurde, mida sa näed. Minu jaoks, kuna ma ise sõnastasin ka selle, et kes ta on ja minu jaoks oli tähtis nagu välja tuuagi seda, et enda teekonda nagu võttes arvesse, et see, mis tegelikult kõige inspireerivam on, kui sa näed kedagi ületamas raskusi, sa tead, et neil oli raske ja sa tead, et nad läksid sellest läbi. Ja siiamaani minu jaoks on see peamine definitsioon ja ka see, et see tahe aidata, seal oli ka tegelikult, mul oli 3 erinevat, eks ju, versiooni sellest definitsioonist. Et see teine oli ka see, et keegi, kes on valmis teiste inspireerimiseks välja astuma oma mugavustsooniks, ehk siis see oli minu jaoks, et näidata seda, et me oleme osa suuremast, et me saame aru sellest, et me teenime suuremat eesmärki. Ja meie mugavustsoonist välja astumine vahepeal ongi, et see on lihtsam, kui me teeme seda, kui me tunneme, et okei, ma teen midagi suuremat kui ise. Sest et siis need minu takistused ei jää mulle ette. Vähemalt nii palju. Need ei tundu nii tähtsad. Täpselt nagu, eks ju, mina ei tundu tähtsad, minu takistused ei tundu ka tähtsad tollel hetkel. Et see oli võib-olla see, nagu, mis siiamaani nagu ma tunnen, et ikkagi on minu jaoks see, et kes aitab teistel leida ja kasutada seda sisemist potentsiaali, see, kes astub mugavustsoonist välja, et inspireerida teisi, et ta ei lase sellest nii-öelda ennast tagasi hoida. Mõtle, mis meil veel oli see, et inimene, kes on teistele oma tegemistega eeskujuks. Ma panin selle ka, sest et see oli ka üks, võib-olla ta on lihtsalt teine sõnastus sellele, aga ma tundsin, et on ka tähtis välja tuua just selle koha pealt, et kui me räägime kuidas see inglise keeles, eesti keeles, mul ei tule praegu see sõna meelde, integrity, ehk siis sa käitud oma sõnade järgi põhimõtteliselt. Ja see oli see, mida ma tahtsin tolle 3. välja tuua, et sa oled eeskujuks oma tegemistega, siis käitud oma sõnade järgi ja sa päriselt nagu, see on tegelikult ka lubadus iseendale. Et ma käitun nii, nagu ma ütlen, et ma käitun ja see tekitab sinus palju rohkem enesekindlust ka juurde. Et see tegelikult kõik need nagu definitsioonid olid selleks, et esiteks jõustada ja samal ajal tuletada nagu meelde seda, et kus need juured on, ehk siis see, et ma olen osa suurest pildist, ma teenin seda suuremat pilti ja samal ajal, eks ju, ma astun välja ja ületan ka iseennast selles protsessis. Väga äge. Mingil määral see, kui sa praegu seda selgitad, ta meenutab olemuselt ka liider. Mitte nagu liider, kes on teiste arvelt, vaid liider, kes juhib teisi inimesi, mitte nagu ei lähe teiste najal ülesse, vaid kes läheb ees ja tõmbab teisi üles. See on samamoodi, ta väljub mugavustsoonis, ta inspireerib oma tegemisega, ta jälgib, mida ta ütleb, mida ta teeb, sest et inimesed ju jälgivad teda, et oleks kogu aeg oma tegemistega eeskujuks. Ja selle kohta on hästi lahe ütlus. Ma tean, et mul endal ei ole ka olnud see nagu 100% ikka neid kukkumisi on, et kes sa oled siis, kui keegi ei vaata, on ju, et kas sa siis ka elad oma sõnade ja õpetuste järgi. Lihtne nagu õpetada ja olla see
mida sa õpetad, kui keegi vaatab, aga hoopis teine on olla seesama isik, kellena sa esined, ka siis, kui mitte keegi ei vaata, kui ainult sina oled kuskil oma nelja seina vahel, kas sa siis ka järgid oma väärtuseid ja oma õpetusi, et see on niisugune mõnus väljakutse alati olnud. aga liider on ja, niisugune huvitav nagu väljend ka või kuidas sa näed seda liidri teema? ja ma olen sellega kokku puutunud ka, et selle definitsioon, nagu ma olengi aru saanud, on see, et inimene, kes pigem nagu toetab, et on inimestepõhine liider, mitte see, et nagu, et ma lihtsalt istun seal otsas ja olen ilus ja näen hea välja. Et see inspiraatori nagu jah, definitsioon tegelikult on kindlasti mingil määral ka mõjutatud sellest, aga sa ei pea olema liider, et olla inspiraator, et me võime ka olla nagu tegelikult, sa võid olla ka tagataustal, sa ei pea tegelikult välja tulema, sa saad omamoodi seda kasutada, et seda ütlengi, et see inspiraatori definitsioon on tegelikult üsna lai. sa ei pea olema koolitaja, sa ei pea otseselt jagama, aga sa teed midagi oma tegevustega, lihtsalt see, et sa elad ja käid nagu sa ületad iseennast, see on inspiraatoriks olemine, sa ei pea olema kogukonna juht selleks. Ja tegelikult ongi see, et noh, me kõik pürgime, eks ju, selle poole, et me elaksime kogu aeg oma väärtuste järgi. Üks asi, mis ma olen hästi palju õppinud ja neid taipamisi on nagu mitmetest erinevatest kohtadest tulnud, on see, et inimene on kõige nagu inimlikum ja tegelikult ka ma võiks öelda ka seda, et mida rohkem on meie sees vastandlikkust koeksisteerimas, seda rohkem me oleme arenenud inimesena, seda sallivamad me oleme ja ma tahtsin nagu mõistam isegi võib-olla on siis. mõistvamad oleme me igasugustes olukordades ja see on ka nagu see, mis ma tunnen, et väärtustega, et meie sees võib olla konfliktseid väärtuseid. Lihtsalt mingitel hetkedel mingisugused lülitid lülitavad meil teatud mingisugust väärtust. Teistel hetkedel võib olla vaja meil käituda selle vastandliku väärtuse järgi. Me oleme konfliktsed olendid ja see on inimlik. Ja minu meelest nagu see, et kui keegi proovib mustaks ja valgeks nagu värvida midagi, et see on õige ja see on vale, siis sa saad aru, et nad tegelikult ei ole väga kaugele nagu jõudnud sellega, et aru saada, mida tähendab nagu ütleks, et see täiuslikuks inimeseks olemine on see, kui sa suudad enda sees aru saada, et harmoonias on sul nagu ülipalju konfliktseid väärtuseid, omadusi, arusaamu, taipamisi ja sa nõustud kõigega. Aga sa valid nagu sul mingitel hetkedel on see mingisugune väärtus, mis juhib. See ei tähenda, et ma elan oma väärtustele vastu, kuigi minu sees on ka konfliktne väärtus olemas. Et ma tahan ka tegelikult seda välja tuua, et kui me räägime, elame oma väärtuste kohaselt, siis kui sa avastad mingil hetkel, et sa ei ela nagu selle ühe väärtuse kohaselt, siis aga kuidas see teenib suuremat pilti? Nagu kuidas see teenib sinu elu suuremat pilti? Jah, on teatud asju, mida ma ütleks, et okei, ma ei taha oma ellu, ma ei taha seda väärtust oma ellu, et minu väärtus on see, et ma scrollin, et see on minu jaoks okei, et ma scrollin kogu aeg. Kas ma teen seda vahepeal? Jah, aga ma teadlikult, eks ju, siis suunan ennast eemale sellest, et see on sinu enda sisetundega on tegelikult see seotud, see, kas sa oled kooskõlas iseendaga. Mingitel hetkedel võib see olla üks väärtus, mingitel hetkedel võib see olla teine väärtus. Et see on juba võib-olla selline keerulisem kontseptsioon, aga see on see, nagu, kus ma tunnen, et on minu jaoks hästi palju tulnud seda esiteks rahu, andestamist iseendale, vähem süütunde tundmist, sest et tegelikult nagu see, mis meid kõige rohkem maha mätsib ja lööb, on see, kui me tunneme süütunnet. Süütunne ei teeni mitte kedagi. Ei sind, ei neid, kes ootavad, et sa teeksid võib-olla midagi, ega üldse mitte midagi. Nii et miks ma pean üldse laskma sellel süütundel tekkida? Selle asemel, oled sa näinud David Hawkinsi emotsionaalse skaala neid sagedusi? Oled sa näinud seda? ma olen tuttav sellega ja ma tean, et see on üks nendest madalamatest. See on kõige madalam seal konkreetselt selles tabelis. Ja see on kõige aheldavam, nii et selle asemel, et teha valeks midagi, mis on, selle asemel ma otsustan vaadata, et okei, see praegu on niimoodi.
kas selles on mingi omadus, mida ma saan enda kasuks tööle panna? Sest et kõik asjad, mis meid ümbritsevad, kõik sinu emotsioonid, kõik asjad, mis tunduvad sulle negatiivsed, seal on midagi, mis on vajalik maailma tasakaalu jaoks, sinu tasakaalu jaoks. Ja see on nagu see, mida ma olen õppinud, ma kindlasti ei oska seda veel 100% kasutada, aga selle, mille poole ma pürgin, on see, et vähendada seda süütunnet, aktsepteerida seda olukorda, aru saada, et okei, mulle lihtsalt ei meeldi see ei lähe minuga kooskõla, nii et ma kasutan seda kuidagi teistmoodi enda jaoks ära. Proovin välja mõelda, et millistes olukordades see teeniks mind, sest tõenäoliselt on olukordi, kus tegelikult on hea, et ma olen laisk ja diivanil leban. Et selles mõtteviisis, et see nagu aitab nii palju kiiremini üle saada nendest madalhetkedest ja üldiselt tunda ennast rohkem rahus ja rõõmsana. See on nii hea jagamine just see väärtuse koha pealt ka, et meil on konfliktsed väärtused, on ju. Ja sa ütlesid, et see on asi, mille poole ma pürgin praegu. Kas ma võin midagi jagada sulle, mis võib sellest nagu kiirendada kogu seda protsessi selle süütunde teemaga? Kas selline asi nagu süütunne tegelikult üldse eksisteerib kui emotsioon? Süütunne eksisteerib ainult siis, kui sellega kaasneb mentaalne lugu. Seda ei eksisteeri ainult emotsioonina. Süütunne on lähtuvalt mingist perspektiivist või standardist, kas või hinnangust endale, väärtused, mis iganes on. Tal on mentaalne lugu juures. Kui me hakkame vaatama, mis on süütunde taga tegelikult, on see kas hirm, kurbus või viha. Need on emotsioonid. Süütunne on lihtsalt mentaalne kontseptsioon. Ja niikaua, kui me usume, et eksisteerib süütunne kui emotsioon, siis me üritamegi lahendada midagi, mida tegelikult ei eksisteeri, sest see on mentaalne kontseptsioon. Kõige lihtsam küsimus, mis ma inimestele alati küsin, on see, et kui ei oleks ühtegi inimest maailmas, kas sa tunneksid üldse kunagi häbi või süüd? Kui sul oleks ühtegi hinnangut millegi kohta? Siis sina ise ei tohiks ka eksisteerida. Ja, aga sest et hinnangud tulevad ju kuskilt väljaspoolt, keegi on öelnud, et mis on õige, mis on vale ja mis iganes see on, kõik on hinnangud ja see loobki sellest nagu mudeli, millele ma saan najada, nüüd ma tunnen häbi, sest et see mentaalne lugu, ma tunnen süüd, sest et see on vastuolus selle mingisuguse asjaga, aga see on mentaalne kontseptsioon kõik, et kui sa selle nagu endale maandud või maandad, see süütunne, saad aru, et okei, aga mida ma tegelikult tunnen, on see hirm, on see kurbus või on see viha? Siis saad päriselt hakata seda emotsiooni tundma, sest niikaua kui sa usud, et on olemas süütunne kui emotsioon või häbi kui emotsioon, sa lasedki oravrattas ja sa jääd siia. Ja see on tegelikult päris huvitav viis seda vaadata. Aga ma lähen siit selle väärtuste juurde. Lihtsalt üks huvitav mõte, kes vaatavad, kuulavad, et me lubasime täna siin jagada mingeid mõtteid, taipamisi ka, on ju, võib-olla nippe, kes saab kaasa võtta. Kui sa ütled, et näe, minu väärtused need, et ole kindel või saada aru, mida sa tegelikult väärtustad, vaatama viimast nädalat ja millele sa oled pannud kõige rohkem aega. Kuhu sa oma aja oled pannud? On see telefon, on see mingisugune, ma ei tea, sõpradega suhtlemine, mis iganes see on? See ongi sinu jaoks tegelikult oluline tänasel hetkel. Et see on nii aus otsa vaatamine tegelikult endale. Ma ütlen, näe, mul on see väärtus, aga kui sa vaatad, kuidas sa oled käitunud viimase nädala aega, mis sa oled pidanud enda jaoks oluliseks, siis saad aru, kus su väärtused tegelikult on. Ja, et seal võib päris suur vahe olla selle vahel, mis sa arvad, et su väärtused on versus mida sinu käitumine tegelikult, eks ju, ütleb. Ma mäletan küll, et see oli ka üks esimestest, see oli vist esimeste aastate jooksul ka, kus ma jõudsin ka isegi vist ühes väljakutses jagasin ka sarnaselt seda, et see arusaam, mis on sinu prioriteedid, et mul oli see, et sa saad tegelikult aru, mis on sinu prioriteedid, kui sa vaatad otsa ja ütled, et ma ei saa seda teha sellepärast, et mul on see ja see ja see. Ehk siis minu jaoks on prioriteetsem, üks võib-olla põhimõte oligi see, et kui mul on hirm ja ma ei lähe sellest üle,
ja ma ei tee seda, mida ma tean, et ma tegelikult peaksin tegema. Mida ma prioritiseerin? Ma prioritiseerin seda hirmu, et olla selles kohas. Et see oli ka nagu vahepeal selliste lihtsalt ümbersõnastamine ja võib-olla minu jaoks võib-olla üks tähtsamaid ümbersõnastamisi oli ka seotud nüüd selle lõpuga seoses, mis aitas mul tegelikult selle lõpu tuua sellele, et otsus, et ma nüüd otsustan välja astuda ja täiesti nagu kinni panna enda jaoks kõik kanalid, eks ju, ehk siis kõik sillad põletada. Justkui oli see sama, et ma tegelikult lükkasin päris pikka aega otsust edasi, et astuda välja, sest et see kõik, mis on loodud, see tundub nagu nii suur, nagu täpselt ongi, et see on minust nii suur, kes olen mina, et sellele nüüd lõpp panna. Kas sa läheksid korraks natuke ühe sammu tagasi, kust hakkas see pihta üldse see tunne, et ma tahaks seda hakata lõpetama? Sest et sa tegid ju, kui me vaatame seda alguslugu, on ju, see inspiraator tulek ja mida ma ikka kõike maailmas teen ja siis inimesed veel kiidavad ka sind, et sa oled nii hea koolitaja, sa oled nagu loodud siia ette, on inimesi juhtima ja nii edasi. Ja siis räägi sellest, mis sinu sees aja jooksul hakkas toimuma ja kooruma välja, said aru, et see ikka vist ei ole päris see, mis ma nüüd täna enam teha tahan, enne kui sa lähed selle otsuse juurde. Ma arvan, et see kõige esimene taipamine tekkis eelmise aasta augustis, kus ma käisin hingamistreeningul. See oli üks mitmepäevane kursus, kus me olime Saaremaal ja mulle tuli sealt nagu see selge arusaam kõikide süsteemide asjadega, millega ma tegelesin, eks ju, juba tollel hetkel ma tundsin, et on tekkinud mingisugune seisak, aga siis vahepeal ikka on seisakuid, neid on olnud mitmeid kordi, eks ju. Aga tollel hetkel ma sain selle nii-öelda sõnumi, et selleks, et me saaksin hakata nagu uut süsteemi, uut maja ehitada, tuleb mul tegelikult vana maja ja vundament täielikult lammutada, sest et sa ei saa lõputult korruseid ehitada vundamendile, mis on loodud kandma ainult 5 korrust. Ehk siis see arusaam, et mul on vaja kõik oma süsteemid lammutada. See hetkel, kui mul see taipamine tuli, samal hetkel tuli see, et aga no ma ei pea täiesti inspiraatoritest lähtuma. Ma nii mäletan seda mõtet, et mul oli nagu samal ajal oli kohe see nii-öelda see eitamine, et ma pea ju nagu täiesti, et ma lihtsalt hakkan uut süsteemi välismaiselt looma nagu. Eesti oma lasta jääb. Ja siis ma läksin sealt edasi sellega, et ei, kõik on okei. Ja siis ma läksin veel isegi ju sellele Speaker Academy'le, kus ma läksin nagu just selleks, et saada välismaiselt see esinemine ja lavakogemus ja nagu see ja sealt nagu kõik see, mis sealt võitsin selle võistluse ka veel. Et välised märgid justkui näitavad, et sa teed ju õiget asja, aga sisetunne. Märgid ütlesid kõik, et tegelikult on ju kõik väga hea. Asjad liiguvad. Aga teine asi, mis hakkas mulle nagu andma seda märguannet oli see, kui inimesed ütlesid, et sa oled nii hea koolitaja, jätka selle tegemist, mida sa teed ära, seda ära lõpeta, siis see tekitas mu raskustunde. Eks ju, varem oli see olnud tore, väga hea mind usutakse, aga see muutus minu jaoks raskeks. Iga kord, kui seda öeldi, oli see, et ma naeratasin, aga sisemiselt tundsin, et need on ahelad. Ja mida aeg edasi läks sealt, siis tegelikult seda rohkem see oli ja tegelikult ma tundsin ka seda, et kõik, mis mul olid päriselt füüsilised kokkusaamised, kui ma läksin füüsilistele kokkusaamistele, olgu need minu endamad või siis nii-öelda üldse koolitustegijatega, ma pidin päevi sellest pärast taastuma. Ma olin tegelikult nii läbi, ma tundsin, et nagu see energia ei teeni millegi pärast üldse enam. Nagu ma rügan selle pärast, et lihtsalt seda energiat üleval hoida seal sees. Ja sealt tekkis see arusaam, et okei, aga äkki siis millest ma lahti pean laskma, lihtsalt koolitaja identiteet. Ja siis see oli tegelikult väga palju seotud ka minu enda nimega, sest et minu enda nimi, minu nii-öelda siis neiupõlve nimi, Sigrid Säga, oli midagi, mis oli seotud nagu täielikult minu brändiga. Ja see isegi ei lasknud mul tegelikult vastu võtta minu uut nime, milleks oli Sigrid Säga Tiigemäe, minu abielujärgne nimi. Ja ma hakkasin tundma ka nagu seda ebakõla nagu selles identiteedis, et ma algusin arvasin, et mis see vahet on nagu, et mul on lihtsalt üks nimi juures, aga ma ei kasuta seda mujal. Ma ei kasuta seda uut nime mujal.
ja mulle tundus, et ma varjan või surun alla midagi iseendast. Ma ei saanud jälle nagu aru, et mis asi see on, et kuidagi nagu ei tundu enam õige. Et siis hakkas nagu sealt nagu ka see identiteedi teema kooruma ja see arusaam, et mul on vaja lahti lasta Sigrid Säga nimest, mis tähendab, et mul on vaja lahti lasta koolitajast rollist, sest et Sigrid Säga Tiigemäe ei ole enam koolitaja. See ei ole enam tema oma. Ja mis sul selle nagu koolitaja juures, siis selle identiteedi juures seda raskust hakkas tekitama, et sa tundsid, et sa oled ahelates? Me oleme siin nagu väljaspool seda tänast vestlust on ju rääkinud, et see on see mingisugune ikkagi kuklas on see vastutus ja nii edasi. Ja see ongi tegelikult see, et eks siin oligi, et õppides iseenda inimese tüüpi, ma olin kogu aeg olnud see inimene, kes igasugustes klassides või oma klassis on see, kes nagu justkui võtab nagu selle juhi rolli. Aga samas ma hakkasin tundma, et see nii-öelda oma ettevõtte juhtmine, oma tiimi juhtmine, kõigi nende inimeste juhtimine, isegi siis, kui ma ei teinud nii-öelda justkui palju tööd. Ja ükskõik, kui palju ma puhkasin, sest ma puhkasin päris palju nagu selle mõttega, et mul on vaja sellest nagu lahti saada, aga see kunagi ei kadunud ära, oli see mingisugune tagatausta raskus. Ja ma hakkasingi aru saama mingil hetkel, et okei, et see on see lihtsalt vastutus, mis on see, et seda enamasti ei ole sul vaja võtta. Aga siis, kui midagi muutub raskeks, nagu siis, kui asjad lähevad nagu jamaks, siis on see kõik sinu õlul. Ja see teadmine, et igal hetkel, kui midagi hakkab nagu minema, siis see nagu laksab mulle nagu lihtsalt selga veel tugevamini, kui ta on, et siis ta nagu hakkab päriselt olema. Lihtsalt see teadmine mingil hetkel lihtsalt muutus raskeks. Ja ma tahtsin sellest nagu lahti saada ja nagu kergendust saada ja lihtsalt puhkusid ja asjad ei toiminud, siis ma sain aru, et okei, et mul on vaja nagu kuidagi sellest vastutusest lahti lasta. Et sealt tuligi tegelikult siis väga huvitaval kombel, niipea kui ma sellest koolitaja asjast lahti lasin, siis tekkis see järgmine võimalus meil Roland Takoga, kus ma siis otsustasin mitte minna sinna koolitajana välismaale, vaid minna päriselt sellena liinina, kes kogu seda tagatausta seal koos hoiab selleks, et asjad toimida saaksid ja luua kõiki neid süsteeme ja nagu turundusstrateegiaid ja selle poole pealt. Ja seal ma tundsin, nagu see oli hetkega, oli nagu huvitav muutus. Ma olen seal ka nagu, mul on vastutus, nagu sellest, mul on otsustusvõime päris suur seal. Aga ma ei ole viimane otsustaja. Ma ei ole see inimene, kes kõige viimase jahi või ei ütleb, kui seda on vaja. Ja lihtsalt see teadmine, see nagu täiesti lahustus. Ja siis ma sain aru, et okei, see on õige tee, eks ju, see on minu jaoks see õige viis, kuidas edasi minna. Aga ma ikkagi ei suutnud inspiraatoritest täiesti lahti lasta, nii et ma ütlesin, no ma natukene teen, meil tuleb nagu uus tiim peale ja teevad nii head tööd. Meil on Kairi ja Kristiina on absoluutselt fantastilised, nad mõtlevad kaasa, teevad nagu, ei ole nagu isegi varem sellist kogemust olnud, et no mingil korral võiks selle ka ära teha ja siis järgmisel päeval Kairi kirjutab, et nüüd on tehtud. Mõtlesin, et see oli mingi aasta prognoos mul. Aga see tekitas veel rohkem tegelikult minus seda illusiooni, et aga ma ei pane ju sinna aega nii palju sisse, ma ei pane ju sinna energiat nii palju sisse. Et mul tehti elu nii lihtsaks, et ma justkui nagu see pakilisus, nagu ma tegin ka postituse, et see pakilisus kadus ära. Nagu justkui oli see tunne, et tegelikult ei ole hullu ju. Tegelikult ei ole hullu ja las ta olla. Aga energia on lukus. Aga energia oli lukus ja ma nägin, kuidas see mõjutas minu just loomingulist energiat. Üks asi on see, et jah, ma võin seal nagu need tehnilised asjad, ma võin ära teha, aga kui ma tahan kasutada oma loomingulist energiat ja seda nagu, et saada kontakt sellega, et okei, mida ma tunnetan, mis on nagu õige tee siit edasi minna, siis see hakkas tuhmuma või ma lihtsalt ei tundnud seda, sellepärast ma olin nii ametis nende kahe asja vahel hüppamisega või see nagu tagatausta rõhk oli seal ikkagi olemas, mis seda kõike alla surus. Ja siis ma muidugi ütlesin endale ka seda, et aga ma teen nii kaua, kuni ma leian inimese, kes selle üle võtab. Nagu lihtsalt müün maha kogu selle, mul on ju kõik süsteemid ehitatud, meil on nagu, ma annan kõigi kursuste nagu kasutus, nagu 100% müügi kasutus, õigused, kõik, eks ju. Kogu see asi, mis meil on üles ehitatud, kõik meililistid,
isegi tiimi võib nagu saada, nagu sul nagu kandikul ette. välja nagu õpetatud tiim, kes teab ja aitab sul nagu sellesse sisse tulla. Nagu ideaalne ju. Aga mida aeg edasi läks, seda rohkem ma sain aru, et okei, ei tule nagu seda inimest ei tule nagu, venib see kuidagi. Ei ole nagu kuidagi isegi ühtegi nagu kandidaati, kes oleks nagu näidanud nagu huvi üles, et eks endal ikka olid mingid mõtted. Aga nagu samas ma nägin, et see ei lähe nagu päriselt kokku sellega, mida nemad teevad ja võib-olla mis nende teekond on. Ja noh, eks siin oli ka see, et inspiraatorite bränd ikkagi oli piisavalt palju minu nägu, et mul oligi, et okei, et ma tahaks teha, et kui inimene tuleb, siis ma saan teha üleminekuperioodi, et ma aitan tal pool aastat nagu tuua tema nägupilti ja kasutada seda oma nii-öelda eksperdi aurat ja anda talle üle seda. Aga ei saanud nagu kuidagi alustada sellega aga siit, jah. Palju meil praegu veel on aega, kas 1,5 tundi venitab ära või? Normaalselt 10 minutit. Okei, selge, eks 25 peame lõpetama, on ju. Tahad sa sellel teemal veel natuke rääkida või räägin natuke seda, vaata, miks me eile kõne tegime? Räägime sellest, lähme jah, nendesse asjadesse edasi. Meil tekkis lootus. Jaa, sest et kui see info tuli minule, et Sigrid paneb nagu asjad pildid kokku, me oleme varasemalt ka juba põrgatanud, sa oled nagu pakkunud välja, kuule, kas sa tahad tulla nagu tegema koos. Ja mul on olnud samamoodi mingisugune sihuke vastupanu või midagi on, sest et see ei ole see, mida mina päris teha tahan, et nagu koolitajaid koolitada ja nii edasi, ma kohe jõuan ka sinna. Ja ma ei mäleta, kus kohas see tuli. See mõte tuli mulle enda nüüd sellest mentorlusest, kus ma ise olen mentorluses sees, et see level 5 ehk siis tase 5 nagu maailmavaade, ma ei hakka sinna praegu minema, et mis see siis tähendab, aga see inimene, kes seda juhib, tema käest küsiti ka, et miks sa teed seda, mida sa teed, ütles, et see on kõige isekam vastus võib-olla, mis üldse saab olla, aga kui kõik on ise, nagu mina olen kõik, mis on tegelikult, me oleme nagu päris fundamentaalselt, kõik on energia ja nii edasi, siis kuidas ma saan esiteks mitte isekas olla, kui minust väljaspool ei eksisteeri kedagi, aga ma olen isekas sellepärast, et ma tahan elada maailmas, mis läheb nagu minu sellega kokku hästi, kus inimesed elavad enda kontaktis, on armastavad, hoolivad, toetavad ja mitte nagu võistlevad, võrdlevad, ära tegevad ja nii edasi, et oleks selline ilus maailm. Ma tahan sellises maailmas elada. Ja parim viis sinna jõuda on see, et ma saan iseendaga, see oli siis tema nagu sõnad, on see, et ma ise taastan selle täieliku turvalisuse, kus ma saangi olla parim versioon endast, sest et miks me ei tee neid asju, mida me tegelikult sisemas soovime, on see, et me ei tunne ennast turvaliselt. Me kardame mingeid asju ja kui ma taastan selle täielikult selle turvalisuse, siis see tähendabki, et ma saangi olla täiesti see kingitus, kelleks ma siia tulin ja ma saangi olla kingitus kõikidele teistele enda ümber. Ja kui mina olen see ja siis ta lõi ka selle mentorluse, et aidata ka teistel inimestel näidata, suunata, kuidas nemad saavad ka olla just see majakas, ta nimetabki seda majakaks, kuidas olla see majakas, mis näitab valgust ja kui meid vajakaid on palju, siis see maailm muutubki selliseks imeliseks valgustatud paigaks ja siis mul käis see klõps peas nagu inspiraatorid, majakas. No see on ju üks ja sama asi tegelikult, aga mulle fucking ei meeldi see, mulle fucking ei meeldi see süsteemide, koolituste ja nagu kuidas süsteemselt mingeid asju üles ehitada, ma olen sellest hea ja ma saan inimesi selles aidata, aga see ei ole minu tugevus, nagu see maksimaalne tugevus, vaid minu tugevus on see, et kuidas saada kontakti iseendaga, just ollagi säradas sellena, kas sa päriselt oled, ilma ühegi maskita, ilma ühegi piiranguta, ilma ühegi mingisuguse agata, hirmuta. Sa oledki see, kes sa oled. Ja kui maailmas ongi sellised inimesed, kes on niimoodi, siis minu arust see maailm ongi nagu, see ongi see koht, kus ma elada tahan. Ja siis ma eile siis nädalavahetusel või millal ma kirjutasin sulle, et kuule, et mul oleks üks mõte, et ma tahaks jagada ja siis me eile tegime kõne, et mis siis, kui me nagu selle inspiraatoride ukse küll paneme nagu sellisel kujul lukku või kinni, aga kes tahavad jätkata selle liikumisega, just seesama liikumine, see lainetus ja mitte enam nii palju sellele koolitusmaastikule, see ongi see liidri ja nüüd selle päriselt inspiraator nagu vahe, nagu sa ütlesid, vaata, et üks on see, kes on eestvedaja, teine on see, kes ma lihtsalt elan ja naudin elu
ja endaga koos olemist ja suhtlemist ja kõike seda, kuidas ma nagu elan imelist erakordset elu ja inspireerin läbi selle teisi elama sedasama. Ja see oli see nagu, ütlesin, et ma võiks võtta selle üle, aga see suund muutuks rohkem nagu tähelepanu endale. Sest et hästi huvitav lause siia ka või mõte. Miks me soovime teisi aidata? See on tegelikult hästi sügav küsimus. Miks me soovime, kui ütleme ka, et me armastame kedagi, näiteks me armastame oma lapsi, sellepärast ma tahan, et nad kasvaksid selliseks. Ma ütlen hästi sellise terava tõe, sa ei armasta tegelikult. See ei ole armastus. Sa kaitsed ainult iseenda emotsioone. Et sa ei tunneks neid emotsioone, mida sa tahad tunda ja sa ei tunneks neid, mida sa ei taha tunda. Sellepärast sa teed maailmale seda, et sa ise tunneksid mingit tunnet. Sest et kui see sinu tegevus ei paneks sind kuidagimoodi tundma, sa ei teeks seda tegevust. Ehk siis me oleme läbi teiste aitamise tegelikult kõige isekavad üldse. Aga nüüd ongi see, et miks siis keskenduda teiste aitamisele, kui ainuke asi, mida ma soovin, on tunda ise ennast selles hästi. Kui ma hakkan keskenduma ise endale täielikult, siis see kiirgab ka täiesti välja. Ja see on see, kuhu nagu see suund, kuhu mina tahan minna, just et tuua fookus nagu endale ja läbi selle, kui sa saad iseenda kontakti ja elad iseendana täisväärtuslikult ja ilma hirmude ja nende kõigeta mineviku traumadeta ja asjadeta, sa oled parim kingitus üldse. Ja minu jaoks see ongi see, mis inspiraator täna minu jaoks tähendab. See on majakas. Ja ma arvan, et see on üks tähtis asi, mida inspiraatorina siit ka nagu võtta, on see, et see, mis see nagu koos minuga oli lihtsalt üks võimalik suund. Inspiraatorid on piiramatud selle eest, nagu mis see võib olla ja minu meelest on nagu üliäge, et see keskkond või see liikumine saab edasi minna. Et me sellepärast nagu otsustasime, et see grupp, mis meil ikkagi on, inspiraatorid grupp, see läheb kinni, et iga inimene saab ise otsustada, kas ta tahab liikuda selle järgmise fookussuunaga edasi seal inspiraatorite liikumisena. Et see lihtsalt me jätame selle ukse, Armin avab selle ukse enda juurde, et toetada inspiraatoreid kui lihtsalt inimesi ka, mitte ka lihtsalt koolitajaid, vaid just see nagu sinu enda pool, see, kuidas sina saad olla see eeskuju, elada seda elu, mis inspireerib samal ajal, kui sina tunned sellest rõõmu ja rahulolu, see inspireerib ka teisi tegema sama. Just. Ja see ongi see, mida me ju soovime, et me oleksime õnnelikud. Ja see on, kui ma ise olen õnnelik, siis see peegeldub ja mulle meeldib see lause ka, mille järgi ma ise toimetan ja mida mulle meeldib öelda, et ole küünal, sest küünal saab süüdata 1000 teist küünalt, kaotamata krommigi oma sära. Ja üks hästi äge analoog, mis seal oli see, et kui sina oled põlevküünal ja siin on kustunud küünal, kui sina lähed teist küünalt ise põlema panema, see ongi see, sa lähed kedagi aitama, siis sa tegelikult tilgutad oma rasvadele peale, ehk siis sa oma energiaga käid üle ja sinu küünal hakkab tunduvalt kiiremini põlema. Tõene inspiraator on see, kes ise jääb paigale ja teised tulevad, võtavad tuld sinu küljest. See on ka see, et ja millest see aitamine tuleb? Aitamine tuleb sellest, kui me usume üldse, et maailmas on midagi valesti. Ja mina aitan jõuda sellesse punkti, kus sa mõistad, et maailmas polegi mitte midagi valesti, kõik on alati imeline ja kõik on sinu täielik peegeldus. Ja sa saad ainult vaadata iseendasse. Ja siis sa saad aru, et ei ole vaja mitte kedagi päästa. Ainult iseenda emotsioonid tuleb lõpuni tunda, mis tekib sellega, kui sa näed, et midagi justkui oleks valesti. Ja siis sa oledki see küünal, kust tulevad, võtavad teised seda tuld. See on nii äge. See on nii hea metafoor. Ole küünal, kus teised tulevad tuld võtma, sest et siis me ei anna seda oma energiat ja ei põleta ennast ära. Väga äge. Ja ma arvan, et siia võib-olla võtakski nagu vaikselt otsad kokku. Just. Ja üks koht, mul oli tegelikult oli tiimi koosolek selle koha pealt, et okei, et nüüd lõpetame ära, siis mul oli isegi nagu see tunne, et meil oli veel viimane inspiraatorid pluss kokkusaamine, et ma teen selle nagu vaikselt ära, siis ma kaon ära. Tiim ütles selle peale, et ei, see peaks olema suur, see peab pidu olema. Vaata, et gala isegi, kus kõik on pidulikult ja on nagu pidulik õhtusöök. Ja alguses ma nagu ei saanud nagu aru, et miks see vajalik on. Aga pärast seda, kui ma tegelikult eelmisel õppimisneljapäeval jagasin seda otsust laiemalt, siis ma sain aru, et
see aeg on olnud erakordne, see vajab tähistamist, see vajab leegiga ärasaatmist. Nii et meil 6. detsembril on kella 15 kella 20 Tallinnas lõpupidu ja inspiraatorite tänu õhtu. Ja meil on veel, mis meil on, umbes 10 kohta, võimati vist, kui ma vaatasin, umbes 10 kohta on veel sinna peole võimalik liituda ja tõesti, see on koht, kus me tähistame inspiraatoriks olemist kõigega, mis vähegi on ja seda, mis on tehtud ja veel rohkem seda, mis on tulemas. Ja siit minupoolne just üleskutse ongi, et kui sa tunned natukenegi, et Sigrid on olnud sinu teekonnal sulle selleks tõukeks või siis tõmbeks, siis see on koht, kus saad öelda selle tänu nagu tagasi. Kui sa tuled kohale ja tähistad seda pidulikku tänulikkust ja lõpetamist sellel etapil praegu. Ja üks asi, mis ma veel tegin, kuna sellega, et me paneme kõik asjad kinni, lähevad tegelikult kinni ka kõik igasugused e-poed ja asjad, mis meil on, siis ma uurisin selle kohta, mul tekkis endal nagu see kripeldav tunne, et meil on nii palju ägedaid kursuseid ja asju ja me oleme tavaliselt inimestele andnud nagu piiratud ajaks ligipääsu. Aga et kui on kellelgi tahet saada näiteks tehniliste abivideote kogu meie väljakutsete meistrikursus, mis on nagu samm-sammult kogu selle protsessi läbi võtab, müügitunneli kursus, meie parimad kursused, mis on kõige-kõige rohkem meil inimesi aidanud nende teekonnal edasi, siis me tegime sellise viimase lõpumüügi, kus on võimalik saada endale eluaegne ligipääs. Ja ma uurisin Thinkificust, need kursused jäävad sulle alles isegi siis, kui meie nii-öelda teenuse võtmise sealt lõpetame. Kõigil, kellel on olemas ligipääsud selleks hetkeks, neile säilib need kursuste ligipääsud, mis neil on. Nii et me tegime selle viimase võimaluse veel saada endale osa nendest erinevatest kursustest. Meil on seal võimalik osta, kui sa tahad mingit konkreetset kursust, aga meil on ka kõik ühesed, sest kõik need tähtsad kursused endale ühe paketina. Ja praegu on ka see, et meil e-poes on see mitme maksega maksmise võimalus ka, lihtsalt aasta lõpuga meil paneme 6. detsembrist selle kinni. Nii et sellelt samalt lingilt ma panin siia ka selle, et mis saab sealt nii lõpupeo pileti vaadata, kui ka siis vaadata, mis kursused on saadaval ja endale elujääksi ligipääsu saada. Ma kindlasti ühe asja, mis ma teen nüüd järgmiste nädalate jooksul, ma vaatan veel üle mingisugused materjalid, mis meil seal on, mida ma jagan tasuta ära. Näiteks sihtrühma uuringu juhend, päris populaarne olnud. Aga ja, et need kursused on siis võimalik endale sealt osta. See on meil nagu sümboolse hinna eest, et veel viimased kulud ära katta. Üliäge, väga äge. Ma loodan, et siin vaatajad-kuulajad said ka täna mõtteid ja üldse kogu see teekond sai nii kompaktselt kui võimalik kokku võetud ja see on nii äge teekond olnud. Ja ma usun, et see on ainult, see on lihtsalt üks eluetapp, mis liigub järgmisse edasi ja ma tunnen, et see on olnud ilma selleta lihtsalt ei saaks juhtuda kõike siit, mis siit edasi mul plaanid on ja soovid ja unistused. Ma ei oleks isegi usanud unistada seda, mis ma praegu unistan. Et aitäh sulle, kes sa täna siin laivis oled, kes sa järele vaatad, kes sa oled olnud osa sellest kogukonnast, sest et päris ausalt, see teekond ei oleks saanud olla ilma sinuta. Ma olin ainult väike mutter kogu selles. Kogemata kombel lihtsalt sattus olema see, kellelt inimesed tulid leeki võtma. Just, nii äge. Aitäh sulle. Aga imelist teekonna jätku ja eks järgmiste kohtumisteni, kus iganes me kohtume. Tšau! Tšau!